god. See on nii magus, see on nagu suus sulab. Kui sa saad sellest anxiety'st lahti, et oh my god, mis nüüd saab ja värki. See on nagu nii mõnus. Vaatame siis, mis tegi meid pohhuistideks. Me läksime ülikooli asemel ühe otsapiletiga Kreekasse. Ja see on osa 2. Siit algab meie trip, kus me sõidame Kreekasse. Praegu oleme siin lennujaamas ja nüüd hakkame mängima minksi. Servid oskad? Niimoodi. Olen tegelikult trennis isegi käinud. Okei. Minu punkt. Vau, palju õnne. Minu punkt. Minu punkt. Käisid trennis või? Ma ütleks, et ma käisin trennis siis, kui ma olin põhikoolis ja algkoolis ja võtki. Täiega väsinud. Lend hilineb. Jah, lend hilineb tunnika. Me saime oma 4 kilo liiga raskete käsipagasi kottidega sisse. Lennuki peale. Juhu! Ja ma juba näen mingi mäekäisid, kreekalika linnu. Ma lihtsalt olen väga õnnelik. Otsime metroos. Sellest ajast peale läks kõik pekki. Me ei leidnud oma metrood üles, me ei teadnud, kus me oleme, liiga palav oli, kotid olid liiga rasked. Kuid lõpuks saime lähemale enda elamiskohale, 9 elamiskohale. Päris crazy oli seal metroos, sest et seal ei olnud levi ega midagi, siis täpselt ei olnud, mis peatusega me peame maha minema ja nii edasi. Väljas on räige, leitsak, midagi higivunts. See ilm on jube. Peame ruttu siit suurest linnast põgeneme kuskile mõnusale saarele, kus on selline 27 kuni 30 midagi kraadi. Kuigi siit klipist ei paista, siis meil oli sellel hetkel ekstreemselt raske ning see hommikusöök oli peale 3 tunni unega rapsimist täpselt, mida me vajasime. Vaadake, kui nämma see tundub. Maiast püüb sai ja mis see nimi on? Tzatziki sisse. Juba siin reisi alguses ma natukene kahetsen, et meie kotid nii rasked on. Raske on neid kanda. Eriti seda väikest siin. Ja meil on vaja mingit kohta, kus umbes circa 4 tundi oma aega veeta. Ja võt nii ongi. Davai. Võtsime ühe väga siukse mõnusa konditsioneeriga kohakese. 3 tundi veel oodata, et me saaksime oma apartmenti. Meil on 3 tundi aega veel puhata. It's all about the mindset. Homme, ma arvan, me lähme kuskile saare peale ja siis seal võiks nagu telgis magada. Suur missioon, leida telk. Ma olen nagu mingi eeselkaamel. Käisime ühes lahetas matkapoes ja ostsime vajalikud asjad. Telk, mõnus, väits, maksid natuke üle 30 €, perfektne. Teine asi, saime üks noa endale. Ja noal on lae sees, aga niimoodi kokku ja mõnus on kerge. Siis me saime ka Priimusele endale gaasi, aga see on igavalt me hakka näitama. Nüüd me jällegi oleme leidnud siia endale uue pargi ja chillime siin, kuni me saame minna oma hotellituppa, et saaks magama minna. Nii kaunis mango. Vaadake, selline mango. Mango juice tripib mulle käe peale. Nii mahlane. No? How is it? Oh my god, see on next level. Oh my god. See on nii magus, see on nagu suus sulab. Ma ei saa aru, kas nugav on terav või mango on pehme. Isegi kui me siin proovime aega surnuks lüüa ja suht lihtsalt pohvut ponderime, siis kuradi mõnus on. Kui sa saad sellest anxiety'st lahti, et oh my god, mis nüüd saab ja värki. See on nagu nii mõnus. Mina olen väga anxious person. Mulle jõhkralt meeldivad plaanid ja asjad, et mul on nagu teada, mis ma teen mingi reisil. Aga kui sellest nagu anxious tundes saab lahti lasta, siis niimoodi lihtsalt vaadata, kuhu elu viib, on nii mõnus. Meil on meie 3 kotitäit asju ja that's our life. Ainuke asi, mida me praegu vajame, on söök ja vesi. Meil on nagu magamiskoht olemas, meil on kõik olemas. Nii mõnus. Vaadake mu lägaseid näppe. Airbnb maksis 38 € üks öö. Jagatud on köök, vannituba, muu selline. Meil on oma eraldi tuba, mis käib lukku. Tundus nagu hea deal. Saame mingi 2 tunni pärast sinna sisse. Cheers. Päris maitsu. Täiega hea. Wow. See oli päris edgepowerne. Jõudsime oma Airbnb kohta. Siis ei võtta kaua shower ja siis läksime põõnama. See on meie magamistuba. Siin on voodid, rädikud, linad.
kõige tähtsam, siin on konditsioneer. Meil on selline lahe uks veel, mis käib võtmega lukku, mis on kõige lihtsamini muugitav võti ever. Meie korterinaabrid on üks naine oma 2 lapsega, tunduvad täitsa toredad inimesed. Kell on peaaegu 7 ja õues on 37 kraadi. See kuumus on päris suur. Okei, lähme sööme pugatsat. Oleme jõudnud hoopis Lidlisse. Hommikusöögiks võtsime jogurtit, võtame siia juurde müslit. Õhtul sööme pitsat, võtsime homsele laevatripile puuvilja ja võileivamaterjali ja šokolaadipiima. Nüüd lähme otsime iga Kreeka rännumehe lemmiktoidu gigantese oad. Nende kõige halvem asi on lihtsalt see, et need on suhteliselt rasked, aga need on väga hea proteiiniallikas, need ei lähe halvaks, pluss neid on väga hea saiaga süüa. Gigante soad leiame siit. Mul on sellised suured valged oad tomatikastmes. Väga hea. Ma võtaks endale tuunikala. Ta tundub ka päris hea siuke easy söök. Ma arvan, et peab need väiksed võtma. Fine. Äkki ma hakkan ka siis tuunikala sööma, kui veel nii palju seda. Mina isiklikult võtaks nüüd chicken oma siis. No võtame 2 tükki, aga vaadake seda. Vaadake seda veini, eks ju. Boom, 1,59. Vaadake seda veini on ju. Boom, 2,40. Ma mõtlesin, et Eestis 4,50 on cheap. 1,50. Päris jäinud. Ai, ma arvan, et täna enam midagi väga huvitavat toimu, aga homme me lähme adventure'ile. Vaadake järgmist osa. Sing along to the midnight radio.